Tere tulemast Musta Kassi Taro kanalile. Seekordne video on kuu loomisest. Kuu luuakse meil 14. juulil kell 12.43 Tallinna aja järgi. Seekordne kuu luuakse vähitähemärgis. Kuu loomine sümboliseerib alati uut algust, värsket lehekülge ja külvamisaega. Vähk toob siia lisaks emotsionaalse ja koduse tasandi. Samuti on teie sisemine intuitsioon tavalisest teravam. Kuna vähk on veemärk, te märkate enda ümber rohkem märke, näiteks korduvaid numbreid, niinimetatud inglinumbreid või erilisi kokkusattumusi. Universum soovib sellistel hetkedel väga tugevalt teie tähelepanu millelegi juhtida. Usaldage oma kõhutunnet ja esimesi impulsse. Võite ka unes näha olulisi sõnumeid. Suurepärane aeg on oma kodu koristamiseks ja hubasuse loomiseks. Esile võivad kerkida peresuhted, emadus, hoolitsus ja lähedaste toetamine. On aeg vabastada vanad hirmud, mis on seotud haavatavuse või ebakindlusega. Lubatud on olla emotsionaalne. Pisarad pole praegu nõrkus, vaid puhtaim energeetiline vabanemine ja suur puhastus. Kuu loomise päeval ja sellele järgneva 48 tunni jooksul on parim aeg oma tulevikuplaanide kirja panemiseks. Pange kirja oma soovid, unistused, mis puudutavad teie loomingulisi projekte, finantsilist turvatunnet, pikaajalisi plaane, mis peaksid hakkama vilja kandma järgmise poole aasta või aasta jooksul. See on nagu maagikaart, ärge kartke suurelt unistada. Ma olen siia välja võtnud ka 10 kaarti. Nii umbes 10 päeva see kuu loomise energia peaks kestma, siis juba hakkab sisse tungima täiskuu energia. Nii, aga vaatame, mida siis seekord need kaardid räägivad sellest ajast. Esimene kaart on kohe seoses emotsioonidega. On karikate kuninganna. No vaat tema oskab oma emotsioonid vaos hoida. See ei tähenda, et tal tundeid poleks. Loomulikult nutab temagi, kui vaja on. Aga tema on väga selline, tal on emotsioonid esiteks tasakaalus, nagu ma juba ütlesin. Ta on hästi empaatiline. Ta ongi seesama, kes pere eest hoolitseb, lähedasi toetab. Tema poole võib alati minna, et ta ongi selline sõbralik, kuulab alati ära, aitab, kui saab, annab nõu, kui ise ei oska, suunab kuhugi, kus te saate nõu küsida, kui teil on mingi probleem või mure. Järgmine kaart on saatana kaart. Tema juhib tähelepanu meie pahedele. Muidugi eks mahajätmiseks tegelikult oletame, et suitsetate soovite loobuda. Selleks oleks siiski parem peale täiskuud olev see langemise aeg või langev aeg. Et kui kuu loomine kasvatab, siis peale täiskuud kahaneb kõik. Et võib-olla nagu mõelda nende oma pahede peale, ma ei tea, neid on ju meil nii palju, kes joob, kes suitsetab, kes on hasartmängusõltlane. No meil on neid ju veel. Mul ei tule kohe meelde. Aga igal juhul võib-olla siis praegu mõelda selle peale, et kas seda kõike on vaja. Sellepärast, et eks see kuu loomise aeg on esiteks järelemõtlemiseks, teiseks oma unistuste kirja panemiseks ja võib-olla kolmandaks siis ikkagi maha jätta see, mis enam täna ei teeni. Et ärge vedage kaasas seda, mis teid ei teeni. See, mis ei teeni, see on takistus. Ja teil ei ole oma eluteele takistusi vaja. Ma tean küll, et pahedest loobumine pole lihtne. Eks minul endalgi on mõni pahe, millest ammu oleks pidanud loobuma. Et mõelge oma pahede peale, millest te siiski soovite loobuda, lükake see loobumine siis täiskuusse või natukene peale täiskuud. Siis on lihtsam kõige parem asi dieeti alustada või millestki loobuda on kadu neljapäeval. Aga nüüd sellest edasi läheme selle ülempreestrinna juurde. Ülempreestrinna on täpselt see vähimärgis loodud kuu. Selles mõttes, et tema, kuidas ma ütlen, ta sisemine jõud või see teadmine, see on selline nagu, see ei ole nagu päris ettenägemine, aga see on just see teadmine, et ma tean küll, mis see on või mida peaks tegema. Seda ettenägelikkust
ja seda kõhutunnet. Ma just räägin seda teile, et teie see intuitsioon, see kõhutunne on praegu tugevam, kui ta tavaliselt on. Esiteks on see vähitähemärk ja teiseks on see sama tõusev kuu ehk kasvav kuu. Praegu ongi väga hea nagu loota hästi palju oma intuitsioonile, oma sisetundele. Te võite ka neid märke näha, millest räägiti. Need korduvad numbrid, need inglinumbrid, ongi see viis, kuidas inglid meiega räägivad, sest nad ei saa meile kõrva karjuda. Nad saavad ainult märkidega rääkida. Mis inglitesse veel puutub, see küll nüüd ei ole otseselt selle kuu loomisega seotud, aga siiski. Mis puutub inglitesse, siis neil ei ole luba meid aidata, kui meie ei palu neid seda teha. Sellepärast kuidagi võtke nagu avarama silmaningiga seda ja vaadake neid märke, te märkate neid. Kindlasti te ei tea tähendusi, aga eks otsige siis internetist. Tegelikult on ka minu kanalil uus rubriik inglinumbrite seletused. Ma olen küll sellega üsna alles alguses, vist 2 nädalat on välja tulnud neid numbreid praeguseks. Ma jätkan sellega, nii et võite ka nendel silma peal hoida. Alati võite mulle kirjutada mustakassi taro kõik üks sõna @gmail.com. Kui teil on mingi väga suur mure või näete mingid numbrid, aga ei oska seda kuidagi siduda selle situatsiooniga, kus te seda nägite. Ma olen päris kõvasti nüüd teemalt kõrvale kaldunud, aga me läheme siit edasi. Ülemperiste linna kõrval on meil narrikaart ja narrikaart räägib uuest algusest. Ja see ongi väga loogiline, sellepärast, et kasvav kuu toob uusi alguseid, kellele neid on vaja. Muidugi kõik ei hakka uuel töökohal tööle, kõik ei reisi, ma ei tea, kuhugi välismaale, kõik ei koli ära. Aga keegi meist igal juhul teeb seda ja hakkab kusagilt pihta uue algusega. See on uue alguse kaart ja tema kõrval on valikute kaart ehk armastajate kaart. Uue alguse kaart on narr. Narr on see, mis räägib sellest, selline kaart, mis räägib sellest, et tuleb võtta julgus kokku ja astuda esimene samm. Narr seisab kaljunuki peal, seal all on täielik tühjus. Ta seisab seal oma valge koerakesega ja ta peaks nüüd hakkama astuma sealt alla sellesse tühjusesse. Ja kui ta võtab oma julguse kokku ja astub selle esimese sammu, siis avaneb nagu võluväel tema eest trepp või tee, mis iganes. Ja ta saab seda mööda täiesti turvaliselt alla kõndida oma sellesse uude algusesse. Ja armastajad on valikute küsimus minu jaoks selline, palun vabandust, et teil on unistused, mille poole te tahate püüelda, aga teil tegelikult on ka siin, ütleme, kõik hästi. Ja nüüd on teil vaja valida, kas hakkate oma unistuste poole minema nagu püüdlema sinna poole või lepite sellega, mis teil siin on. Vot sellised valikud on selle armastajate kaart minu jaoks. Siin alumises reas esimene kaart on karikate rüütel. Tema tahab teenida. Tema tahab kellegi eest hoolitseda. Ta kuhtub ära nagu selles mõttes vajub lössi. Kui ta seda teha ei saa, ta kaotab oma elu mõtte. Kui ta ei saa kellegi eest hoolitseda, kedagi teenida. See on nagu nii, et vot ongi, ta on nagu tugi. Ta on nagu tugi mõnele inimesele, kes seda tuge vajab. See võib olla mõni tema lähedane, see võib olla sõber. Minu meelest sobib ta siia praegu väga hästi, kuna vähid on ka sellised. Ja see kuu loomine ise sellised teiste eest hoolitsejad, peresuhted, lähedaste toetamine. See sobib väga hästi selle karikate rüütlile. Edasi tuleb südamevalu lähedaste inimeste pärast. See on mõõkade 3. See ongi selline nagu, et te muretsete kellegi pärast, proovite teda aidata. No ma ei tea, vaat nii ongi, et muidugi me muretseme alati oma lähedaste inimeste pärast, eriti kes on seal haigeks jäänud või kellel on muud elumured. Me anname ju endast kõik, et nendel oleks parem, nii palju kui me saame. Aga kõrval olev kaart kannatus või selles mõttes mõõdukus ütleb, et ei ole vaja tormata. Nagu, jah, aidake. Aga kannatlikult suhtuge sellesse, et võib-olla see lahendus, mida teie ootate, ma ei tea, et see lähedane saaks kohe terveks või lahendaks oma elumured või võib-olla tal ongi need mõned pahed, millest ta võiks vabaneda, et see ei tule üleöö.
nii nagu see kuu loomise jutki rääkis, et teie unistage suurelt, aga asjad võivad hakata vilja kandma alles seal poole aasta või aasta pärast või selle jooksul. Edasi tuleb müntide kuus. Müntide kuus räägib sellest, et teil on mingi vajadus. Kas raha laenata, kelleltki midagi paluda, see ei pea üldse raha olema, kuigi see on rahakaart. Ja te nagu ei taha seda teha, et kas pole julgust, häbenete ja üldse ongi väga raske midagi küsida. Palju lihtsam on anda. Sellest see kaart räägibki. Et kui teil on mida jagada, siis te teete hea meelega teistele väikeseid kingitusi, viite töö juurde kommi, ma ei tea, keedate oma perele lemmiktoitu, lähete kuskile kinno. Ühesõnaga, teete neile rõõmu. Te tunnete ise oma peret ja lähedasi kõige paremini ja teate, mis neile rõõmu valmistab. Teil ei ole seda raske teha, et te teete seda rõõmuga, aga nüüd võib olla situatsioon selline, kus teil tuleb paluda midagi kelleltki. Et see ka pole häbiasi tegelikult. Et küsige siis julgelt, kui teil on seda vaja teha, neelake oma see ego ja häbi alla ja pöörduge inimeste poole, keda te usaldate. Pühendage neid oma muresse ja sellesse, mida te tegelikult praegu vajate. Viimane kaart on karikate 8. Tema räägib sellest, et teil on elus midagi puudu, aga te täpselt seda pole veel aru saanud, mis see on. See on nagu läheksite poodi ja täpselt ei tea. Teate seda, et tahate midagi head. Võt, aga mis see hea täna on? Mida sealt poest koju viia? On see heeringas või on see tort? Te tunnete selle siis ära, kui te teda näete. Võt, käite seal riiulite vahel ja näete, vau, võt see on see, mida ma praegu tahan. Nii on ka selle eluga ja elusooviga või selle tundega, et ma ei tea, mis ma tahan. Kui te teda näete, ma küll ei tea, kuidas, sest mis see on, mis teil puudu on. Aga kui te teda näete, siis te teate, et see oli see, mis teil elus puudu oli. See võib olla ükskõik mis, see võib olla isegi uued kardinad näiteks, mida te mõtlete, et oleks vaja vana välja vahetada, aga vaat nüüd ma täpselt ei tea, mida ma tahan, mille vastu ma selle vahetan, missugune see välja peaks nägema. See oli lihtsalt üks näide selle kohta, mis võib olla see, mis on teil elus praegu puudu. Kõik on ju olemas, kardin on olemas, aknad on kinni kui vaja, aga vaat see päris õiget ikka ei ole. Ei ole ikka see, tahaks midagi muud. Lähete poodi ja leiate selle. Või kus kohas see, mis see iganes on, ma ju ei tea seda, mis on teie elus praegu puudu, aga küllap teda leiate. Kui see kaart välja tuli, siis on ka lahendused kuskil lähedal. Seekordne kuu loomise jutt tuli selline, üsna pikk, väga laiali valguv, aga kaardid said vist kõik seletatud. Nii et võtke siit, need ei ole niimoodi tähtede või päevade järjekorras, et nüüd esmaspäeval olen rahulik, teisipäeval jätan suitsetamise maha, kolmapäeval juhtub see ja teine, olen väga tark ja saan täpselt aru, kus ma oma eluga olen. Ei, päris nii ei ole. See on nagu üldine energia. Ja ta ongi täpselt see, mis sobib selle vähitähemärgiga hästi kokku. Ma loodan, et teil tuleb väga selline produktiivne 2 nädalat. Pange oma unistused kirja, ärge kartke unistada. Kui te unistate väga suurelt, siis saate vähemalt pool, kui kõigeks ei jätku, ma ei tea, universumil vahendeid teie unistusi täita. Nautike seda Eestimaa suve. Ja siis ongi nii, selleks korraks ma lõpetan. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmine kord.